ja palli paneb Transis mängu ja Usu on keskväljal koos, tuleb sealt kõrgemale. Ja nüüd on juba Lehtmets ja Vendel karistusala. Oi! Päris hea pall ja Iker Venteo kas nüüd kontrollis seda ja kui hästi. Aktiivselt Transi peatreener tegelikult selle oma alas liigub. Ainsalu löök ja posti äärde ja Venteo venitab oma näpud sinna vist ka vahele. Mis ta mängib, kui ei ole ka mängukeeldu. Saliste on päris kõrgele jäänud. Ainsalu. Ja jälle selline sööt läbi Lehtmetsale. No natukene ei kõhklema korraks, aga paneb ikkagi palli võrku. Lipp üleval. Suluseis vist oli, sellepärast ta ilmselt kõhklema jäi. Ja, ründajatöö on see pall sealt võrku panna, sellega sai Lehtmets kenasti hakkama. Usun, et oli niivõrd selge olukord ka, et siin on kaamera saab väga kiiresti tegemist suluseisuga olema. Selle pealt tundub suluseis ikkagi selge ja juba kohtunikel ka piisab ühed sõõdug ülesse. Ainsalu ja saab seinast tagasi ja hooaja 8. Mihkel Ainsalu. Oleme mänginud 16,5 minutit. Suurepärane värav Levadia poolt. Hoiti siin kõvasti palli, Joao Pedro trikitas siin nagu varasemalt. Ainsalu sai kasti peal palli ja seal kavalalt ühe puutega mängis söötu. Žuravljov oli sellega pall mängust väljas ja sellise päris huvitava sammu pealt, nagu poole sammu pealt läks löögile. Tabas väga hästi täpselt sinna alla nurka ja ei ole midagi öelda siin Levadia. Praegu klassiga tegi selle värava ära. Lehtmets jätab ja sealt see värav tuleb. Aga see jätab selliseid ruume sinna liini taha. Joao Pedro pääseb jooksma, ei saadud teda sealt pidama. Vendelile mängitakse ette vasakuga ja no 10 sentimeetrit jääb puudu, et sinna taha posti ära panna. Hooaja 13. Siis Paide linnameeskonnas alguse sai ja Liivak nüüd. Kui hea löök ja Venteo tõrjub. Iker Venteo tõrjub. Eks see kuul täpselt värava keskele ja tagasi põrkub pall Lehtmets. On ikkagi senimaani mängus sees veel. Skvartsov tõuseb. Ja sööt edasi Kutate Laatse, esimene peale löök. See läheb Ikeri kätte. Proovida. Ja avanemine Joao Pedrolt ja mõõdetult sööt ka talle. Filatov on küll juures, aga Joao Pedro mängib mööda ja paneb teise ka võrku ära. Lipp püsib alla ja meil on mängitud 53 minutit ja Levadia juhib 2-0. Kohe näeme, kas värav jääb lugema. Igatahes esimene otsus väljakul on see, et suluseisu polnud. Ja vasaku peale võtab ette ja hästi tehniline mängija on see brasiillane. Et palliga on väga sina peal. Pehme tõste üle Filatovi vasaku jala peale ja sealt ühe puutega võrku ka. Nii, ja vile on kõlanud ja värav loeb. Videoruumis üle kontrollitud. Levadia ei lähe täna miski läbi. No nüüd võimalus ja saab tulla Gero. Keskelt John ka äsja väljakule tulnud. Gero natuke pikalt mõtlemata. Lõpuks otsustab löögi kasuks, aga päris terava nurga alla ei. Et ei kasutanud võib-olla seda hetke, et minna sinna värava peale veel. Ja paremale jäänud nüüd Gero. Tammikuga võitlus. Gero on võimas kuju iseenesest. Gero on selle veerandtunniga ikkagi rohkem silma paistnud ja teinud kui Tokee terve esimese poolajaga, nii et on selles mõttes ikkagi edukalt pingilt sisse tulnud Narva Transi. Selle hooaja suurim väravakütt. Ja nüüd ilusti sööt läbi Ivan Jušinile keskele ja pall on võrgus ja lipp on üleval. Ja lipp on üleval. Eks see kontrollitakse üle. Ilusti Trans lahendab selle olukorra, aga hooaja teine liiga värav, aga on üleval. Ivan Jušin jõudnud äärekaitsest mööda. Hetke selle kordusega tundus tõesti, et siin pikalt ei lähe ja nii. Penaltit siit Levadia kasuks ei tule. Ja ma ise arvan, et isegi nurgad ja kordused oli teada. Kutate Laatse võimalus ja üks tõrje tuleb ära, aga teisele pallile juurde Iker enam ei jõua. Ja see Grusiin on löönud oma Eesti liiga esimese värava ära. Ise jälgis olukorda, esimene ei läinud läbi. Narva lootused, mis siin väljakul hakkasid võib-olla tekkima. Ja Peetsonilt suurepärane sööt, värava söötu kirja ei saa. Kuna seal vahepeal oli Iker Venteo tõrje vahel, aga läks Kutate Laatse ise selle teise palli peale ja siis tõepoolest vajutas selle palli sinna võrku kinni. Peetsoni söödust see olukord tekib.
samal ajal vahetab Narva Trans nende üks veteran, Artjom Škinjov saab platsile Ivan Jušini asemel, aga alles 30-ne. Ja kui nüüd Trans alla ei kuku, siis võiks olla üks mehi, kes vaatame nüüd. Telatsele ja paneb söödu sinna taha posti ja seis on 4-0. Ja Joao Pedro saab oma teise kirja. Läks paar minutit mööda ja Levadia kasvatab eduseisu. Nüüd hakkab juba vaikselt siin hävitustööd korraldama. No ilusti, jah, väravaht pidi sellele olukorrale vastu vaatama natukene ja vastu tulema ja Grusiinilt tõesti suurepärane sööt Kondratsevist mööda ja paneb sinna taha posti jala peale Joao Pedrole, kellel oli enne tänast mängu liigas 1 tabamus. Täna paneb 2 juurde. Ütleks isegi uskumatu arvestades Joao Pedro klassi, aga eks ta roll on Levadia mängus siin ka kohati olnud selline rohkem keskväljal ja Ainsalu ja teised mehed on rünnakut saanud rohkem.